On endiselt hurrikaan nimega Helene ja ta peaks jõudma oma tipphetke umbes kella 2 öösel. Hetkel on kell 3 minuti pärast 12, nii et meil on veel natuke aega. Aga kuna me tahame kogeda seda tipphetke, siis mida muud ikka teha kui väike movie night, sest et noored inimesed, vaheaeg, milleks magada, milleks uni? Ei, me vaatame filme ja me oleme jõudnud oma Marveli filmidega täpselt Galactic Valvuriteni. Nii et hea meelelahutus õhtul. Nii et ja nüüd tasub ainult oodata, et see Helene siia jõuaks kogu oma kõigega, mis tal on. Ja muidugi on meil 2 sorti inimesi. Inimene, kes sööb popcorn üldse pakist. Ja inimene, kes sööb popcorni kausist. Ja jah, ta hoidis seda ennem sügavkülmas. Kell on 2:30. Lõpetasime oma filmi. Aknud on lahti. Suurt tormi ei ole näha. Ja, vist ei olnud väärt. Ühesõnaga saime räigelt skämmi. Mis oli ikka? Vähemalt õiluvus. Mina tõesti ei tea. Aken on endiselt lahti. Õues tundub endiselt tavaline vihma näevat, mitte mingi suur torm. Nii et jaa. Mina küll ei näe, et oleks palju midagi muutunud sellega, et see hurrikaan nüüd päris meieni jõudis. Nüüd jaa, ma ei tea. Erilist vahet ei tundu olevat. Ja Kasperile tegin väikese üllatuse, kui ta ära oli. Ma arvan, et talle meeldivad Minecrafti voodiriided. Why has what happened? Ja kui te veel aru ei saanud, siis tulime täna IKEA-sse. Mida muud ikka teha tavalisel laupäeval, kui mitte siia tulla. Nii et vaatame siia ringi. Tundub praegu tõstasilt rott koht. Sest et ma võtan IKEA, kus ma seni olen käinud, on ikkagi peamiselt sellised valged ja ilusad ja kus on palju valgust ja kus on nagu hubane, siis siin on tunne nagu sõitades ehitamisjärgus või suke kole. IKEA minu lemmikkoht. Mida sa reklaamid? Nad ei sponsoreeri meid. Sa ei saa raha selle eest. Yeah, you can go on. I found a happy place. Ma ei tõuse siit püsti. Te võite edasi minna. Siin on päris hea mõnus. Kiidan heaks. Oota, mida te teete? Ei! See on minu mõte. Aga samas, mida muud ikka IKEA-s teha, kui lihtsalt diivanitel pikutada ja mõnusat aega veeta. Elu peab nautima. Ostsin endale hiljuti uue korteri, kõikide mugavustega, luksuskorter, just selline, nagu ma olen alati tahtnud. Ilus must marmorpind. Elektripliit. On vaja kulpi. Võtan siit. On vaja teist kulpi. Võtan siit. Kõikide võimaluste köök. Tänult vaadake seda köögipinda. Minu imeline tugevast jaiepuust laud. Ja need riiulid, vaasid, ei kujuta ette, palju ma selle kõige eest maksin. Ja see vaade minu aknast. Ja minu
dekoratiivkividega kamin. Te ei kujuta ette, kui mugav mul siin korteris on. Tere tulemast minu elutuppa. Imeline klaaslaud, mu plasmateler on sealpool ja no lihtsalt võrratu diivan. See on suurem, kui ma arvasin. Mul on juba shoppingu väsimus. Ma ei tea. Ma ei saa aru, mis seal shoppimises nii erilist on. Ja liigunii me ju siit tegelikult ju midagi ei osta või teie konkreetselt ei otsi. Aga vähemalt saab sammud täis. Väike trenn. Vaatame asja ikkagi positiivsest küljest. Hei, mis see seal käes on? Tört. Tänane päev algab juba hästi. Jõudsime kooli 8:40. Good morning. Õpilased endiselt liiguvad veel koolimaja peal ringi, huvitaval kombel. Aga Ameerika. Siin tunnitegevus hakkab alles 8:50, nii et see alguskella hilinemine ei mängi üldse rolli. He's hung up on this woman, Lenore. We know she's no longer with us. Over many a quaint and curious volume of forgotten lore, I nodded, nearly napping. Suddenly, Wait, this is yours? No, that's his. You had Axe at homecoming? What it say? Oh. I've been working. Oh. It's my white lie. Oh, it is white lie. Are you asking? Tell me when you're Like them, that's like, right? What? Like them is like. Oh, it's half of the word. You can start like here. Okay. Nisius, Melix, Aaron Dada, Oma. What does Oma mean? Yours. Yours, okay. Fian genus, what does that mean? Wait, Fian genus. Wait. Paras, pead Ameerika kooli projekti tegema. Ja matas ka veel või? Edu sellega. Ja taustainfoks siis nii palju, et see, mis te siin praegult näete, on see, kuidas minu matemaatikaõpetaja üritab aru saada, kuidas ma lahenduseni jõudsin, sest et teoreetiliselt ta ei ole vale, aga ta ei ole ka õige vastus, ehk siis nüüd me üritame välja selgitada, kus see konks on. Me oleme seda teinud mingi 15 minutit juba. Let's look at the next page. Tere hommikut! Meil on laupäev ja on meeskonnapäev, ehk siis kogu trenni minema, kõik, mis saab veel kasutada, kasutame, teeme ümber. Ja Jennifer eile kirjutas, et kuule, et ma ise jään ööseks sõbra poole ja võtan teid hommikul 9:15 peale. Mis hommikul välja tuli, oli väike typo, ta tegelikult mõtles 8:15. Nii et hommik oli huvitav, aga siin me nüüd oleme, kõik teevad tööd, kõik teevad tööd ja egas midagi. Teeme kiired ettevalmistused, sest et vähem kui 2 nädala pärast on meil juba One Acti etendus ja detsembris tuleb juba Hadestown, nii et ettevalmistusi on vaja teha. Ja ega mina ka kauem ei lobise, sest et tööd on vaja ikkagi teha. Üht asja ma oma vennalt muidugi õppinud olen, et kui on ikkagi töö tegemise päev, siis leia endale töö, mis näib hästi vajalikuna, mis on hästi lihtne, aga tegelikult mida võib-olla nii väga vaja ei olegi. Tõmbasime just kappidelt kõrvalt leidid ära ja nüüd ma lihtsalt nokin teipi, mis on järele jäänud. Ja mind just tõmmati oma töölt ära. Sorry, vend. Su võtted ei tööta.
mina ei teinud. Where did that come from? Okay, I was going to put it back there. Aga minu lemmikasi ikkagi koristamise juures on see, et sa leiad seda vana kraami, mida on kunagi kasutatud. Ma leidsin uued kossid isaga. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. See ei ole lihtne, ma ütlen teile. Ja vahest olen ka kõrgustes. Kell on umbes 2:30, mis tähendab, me oleme töötanud 5 tundi. Nüüd tõmbame vaikselt asju kokku. Viimased 1,5 tundi olime ainult mina, Jennifer, John ja Kasper, kuid Kasper eriti midagi see 1,5 tundi ei teinud. Õnneks aitab koristada. Aga jaa, täitsa tegus päev on olnud. Kõht koriseb megalt, sest et hommik oli kiire, eriti süüa ei jõudnud, nii et nüüd tahaks hea mõnusa, ma ei tea, prae või purksi või midagi ära süüa, lihtsalt siukse rasvas ja siukse suure, lihtsalt kogu näoga kokku ja igatahes oli tegus hommikupoolik. Või noh, enne lõuna ja natuke ka pärast lõunat. Vässu. Ja me oleme tagasi oma skautide kokkusaamisel. Möödas on juba 2 nädalat. Ma ei suuda uskuda, et nii palju juba möödas on. Ja täna lõpetame lõpuks siis oma linnumajad ära. Ja rohkem ma ilmselt siia oma nägu ei näita. Või noh, kes teab kui kauaks. Nagu näete, on väljas juba suht pimedaks läinud. Viimased lapsed lõpetasid oma linnumaja ehitamise ära. Ja nüüd saame ise ka kodu poole minna. Kell on umbes 8:30. Eeldatavasti jõuame umbes 9 koju. Aga kuna ma olin laisk ja nautisin vaheaega, siis ega ma ju vaheaja ülesandeid ära ei teinud. Nii et nüüd ma lähen koju, teen oma kooliülesanded ära, oma kodutööd ära ja siis ma arvan, et ei olegi muud kui magama ära. Kell on juba päris palju, väsimus on peal. Pole pikalt vist Ivar ärganud ja oi, kui tore. Tänavalaterni just põles läbi, teised kõik põlevad. Nii et ma arvan, et see on märk lihtsalt, et on aeg lõpetada mul.